Ingrid Hübscher, Soklandi saladus. Ema viskas pesukuivatist võetud pesu voodile hunnikusse ja asus riideid sorteerima. Ta lappas korralikult kokku käterätikud, eraldas suuruse järgi särgid, dressid ja teksapüksid ning tekitas eraldi kuhja riietest, mis vajasid triikimist. Vilunult liikus ta 3 toa ja köögi vahel ja paigutas puhta pesu kappidesse. Siis naasis ta magamistuppa, istus voodile ja ohkas sügavalt. Sorteerimata olid veel sokid. Isa ja Liisu ja Kaspari sokid ning vanaema sukad. Juba pikka aega oli ema märganud, et sokkidel on kombeks kaduda. Tihti pani ta mitu sokipaari pesumasinasse ja avastas hiljem, et osad sokid olid pesus oma paarilise kaotanud. Küll otsis ema pesumasinast, küll kuivatist. Ta kontrollis, ega osad sokid ei olnud kogemata põrandale kukkunud. Ta kahtlustas juba, et isa teeb temaga paha nalja. Kuid seda mõtet kuuldes oli isa talle ajalehe tagant kulmu kergitades otsa vaadanud ja öelnud: äkki lähed end natukeseks õue tuulutama. 3-aastasel Kasparil oli muidugi oma seletus. Iga kord, kui kadunud sokkide teema jälle päevakorda kerkis, teatas ta asjalikult: see on Fluusi, kes neid sööb. Sokid on ju Fluusi lemmiktoit. Mitte keegi nende perekonnas ei olnud Fluusit näinud, ka Kaspar mitte. Aga paremat seletust kadunud sokkide fenomenile ei osanud keegi leida. Nüüdki voodi peal istudes ja sokikuhja vaadates tekkis emal kahtlane eelaimdus. Tõepoolest, Kaspari rohelisest sokipaarist oli alles ainult üks. Ohkas ema ja asus isa sokke sorteerima. Millegipärast olid kõik isa sokid musta värvi ja nende paaripanek võttis alati kõige rohkem aega. Nimelt oli mustadel sokkidel väga raske vahet teha. Just siis, kui arvasid sokile õige kaaslase leidvat, selgus ikka, et ühe säär on teise omast natuke pikem. Või et ühel on külje peal muster, mida teisel ei ole. Või et alla kirjutatud suurus on ühel 45 ja teisel 46. Musti sokke kadus selles majas kõige rohkem. Nii ka nüüd. Paariliseta oli jäänud tervelt 4 musta värvi sokki. Ja mis veelgi hullem, kadunud oli ka üks tutt uutest roosadest lillamummulistest põlvikutest, mida Liisu oli poes tükk aega endale mangunud. Nüüd ma alles saan, mõtles ema ja kummardus, et vaadata, ega põlvik pole kogemata maha kukkunud. Põrandalt vaatas talle vastu ainult üks väike tolmurull. Roosa lillade mummudega põlvik mummu ajas end sirgu ja vaatas suurte silmadega oma uut ümbrust. Teekond pesukuivati salajasest tunnelist vabadusse oli ühtaegu hirmutav ja põnev. Tunnelis oli pime ja niiske. Taustal oli kuulda vaid masina undamist, kaaspõgenike hingeldamist ja paari sokibeebi nuttu. Mummu oli pimedas kogemata otsa koperdanud tunneli ääres puhkavale kogule. Heldeke, kus ma olen, päris see hädise häälega. Siin on tuuletõmme. Põlvik oli tahtnud memmekest kuidagi aidata, aga jäi tagant tulevatele põgenikele jalgu. Eespool tunneli otsas helendas juba päevavalgus. Väljapääsu juures seisis väike roheline sokk, kes tulijaid utsitas. Kiiremini, kohe kõlab tsükli lõpualarm. Ja tõepoolest, just siis, kui kostus tuttav piip-piip, hakkas tunneli väljapääs sulguma. Viimasel hetkel pigistas enda avausest läbi üks pikk must sokk, kes tassis süles vana nõelutud beeži sukka. Oi, sa pojukene, püharistike armuline. Taevas ohetas sukaid, kui sokivolask ta ettevaatlikult murule pani. Taevas säras päike ja suurele väljakule oli kogunenud sokimass. Nad kuulasid tähelepanelikult leekiv punast sokki, kes seisis tema ümber kogunenud rahvahulga keskel suure pesupulbripaki peal
kuhu oli kirjutatud Triumf. Kõrval jagas lendlehti seesama väike roheline sokipoiss, kes oli põgenike tunnelist välja saamisel abistanud. Mummu astus lähemale, et paremini kuulda. Tere tulemast Sokklandi, vabade sokkide maale, üürgas punane sokk. Siin elavad sokid, kes on endalt maha raputanud jalgade ahelad. Sokid, kes ei pea enam kunagi pea alaspidi käima. Need, keda ei pitsita enam kunagi ükski sandaal, kets ega kummik, rääkimata kontsakingadest. Sokklandis otsustate teie ise, kuhu, millal ja kellega lähete. Triibulised ruudulistega, mummulised träpsulistega, villased siidistega, valged mustadega. Ta pidas ära ootava pausi nagu kogenud oraator. Sokkide, sukkade ja põlvikute ridadest kostis vaimustusohkeid ja imestushüüdeid. Mummu võttis vastu talle pakutud lendlehe. Seal seisis tutvumisõhtu uutele saabujatele täna suures saalis. Tule ja leia endale uus, ebasobiv kaaslane. Mummu oli endale kaua hingesugulast igatsenud. Oma endise elukaaslasega oli ta küll välimuselt ühesugune, aga neil ei olnud teineteisega mitte millestki rääkida. Kuude kaupa olid nad rippunud liigagi lähestikku poes konksu otsas ja lõpuks lesinud üksteise peal allahinnatud kaupade kastis. See suhe oli muutunud nii ahistavaks, et mummu oli väga rõõmus, kui väikese tüdruku ema nad ära ostis. Vähemalt sai ta võimaluse oma suhet natuke eemalt jälgida. Olid nad ju eri jalgade otsas. Niipea aga, kui elukaaslane oli tajunud tema poolset eemaldumist, tegi ta ruttu abielu ettepaneku. Mummu lubas küll järele mõelda, kuid juba järgmisel päeval kasutas juhust ning põgenes pesukuivati salajase tunneli kaudu vabadusse. Seega läks põlvik mummu nüüd tutvumisõhtule kerge hingevärinaga. Ta ei olnud kunagi sellisel peol käinud ja ei teadnud, kuidas leida sokimassist üles see õige. Lisaks häbenes ta oma paremal küljel tolknevat niidijuppi. Mis siis, kui kõik seda näevad ja temaga üldse rääkida ei soovigi? Saal oli paksult rahvast täis ja pidu täies hoos. Omavahel vestlevate sokkide, sukkade ja põlvikute erutatud sumin täitis kogu ruumi. 4 esmapilgul äravahetamiseni sarnast musta sokki jõmsutasid end muusikarütmis ja jälgisid ainiti laua peal tantsivat võrksukka. Mummu hoidis vaistlikult seina ligi ja vaatas otsivalt ringi. Seina ääres pingil istusid 2 satsilise servaga sokikest. Mummu tahtis nende kõrvale istuda, kuid samal hetkel lähenesid 2 tursket sportlast. Tšau, mis teete, küsis kollaseks tõmbunud varba ja punase triibuga spordisokk. Satsilised sokid kihistasid naerda. Kust tulete siis ka, uuris nüüd sinise triibuga sokijõmm. Hiinast, itsitas sokike, kelle säär tehtisid punased maasikad. Mummu liikus kiiresti edasi, sest spordisokkidega ta küll tegemist teha ei tahtnud. Pesku järgu pesku, higihais käis nendega alati kaasas. Mind otsid, eks? Hüppas äkki ta ette värviline varvassokk nägu naerul. Ma ei tea, kustis mummu ebalevalt. Kuule, vaata, mida ma oskan. Varvassokk siputas oma 5 eri värvi varvast muusikataktis. Ja joogat teen ka, palun väga. Salambala shirasana. Kelkis varvassokk, hüppas tagurpidi, toetas end 2 välimise varva peale ja tõstis 3 keskmist varvast õhku. Ja vaata veel, jätkas kiidukukk, kuid põlvik oli juba edasi liikunud. Saali nurgas istus üks mitte midagi ütleva välimuse ja mureliku näoga hall villane sokk. Mummu liikus tema juurde ja istus toolile, otsides sõnu, millega vestlust alustada. Nojah, sa oled ilus küll. Mummuline ja puha, ütles villane sokk Villu
pilku oma joogiklaasilt tõstmata. Aitäh! Mummu naeratas oma kauneimat naeratust. Aga ausalt öeldes ma olen nagu rohkem ikka koostisest huvitatud, jätkas Villane Sokk. Mis sa siis oled nüüd? Polüester, eks? Kratsis ta mõtlikult oma palmikut. Ei, ma ei tea. No natuke nagu nailonit ja natuke vist alustas Mummu, tundes end äkitselt väga ebakindlalt. Ta ei olnud kunagi sellise enesevaatlusega tegelenud. Ei, see ei lähe mitte. Ma otsin kedagi villast või äärmisel juhul puuvillast, aga ei, parem oleks ikka villane ja kõige parem ökovillane, sest mida ma nende mummudega teen? Vaata, kui mul on kedagi vastupidavat vaja, kes mind nagu välja kannatab või nii või... Ja sa hargned juba praegu, ma vaatan. Villu vahtis Mummu välja tolknevat niidijupikest. Jaa, see tähendab ei. Sel juhul mina see kindlasti ei ole, vabandust. Mummu tõusis kiirelt toolilt püsti ja jooksis nuttu tagasi hoides saalist välja. Kui Mummu ukse enda järel kinni pani, seisatas ta trepil ning hingas paar korda sügavalt sisse ja välja. Tal hakkas endast kohutavalt hale. Ta tundis, et teda polnudki kellelegi vaja. Mis saab, kui ta jääbki üksi? Mida ta siis oma kätte võidetud vabadusega peale hakkab? Äkki oli põgenemine kohutav viga? Pisarad tikkusid jälle silma, kui korraga kuulis Põlvik veel kellegi summutatud nuttu. Vana nõelutud sukk istus trepi kõrval maas ja halises oma ette. No ütle küll, mis paarilist mina enam otsin? No eldekene, kuidas küll vanamees hakkama saab ilma minuta? Tal tõmbab ju igast august tuul läbi. Ei näe ta, kas ta on vasakus või paremas jalas. Nuttis Sukait nüüd juba kõvemini. Vabandage, kas ma saaks teid kuidagi aidata, küsis Mummu Sukale lähemale astudes. Oi latseke, mis sa ikka teha saad, lalises Eit lootusetu häälega. Arvasin, et Jumal kutsus mind ära taevaga. Tuli välja, et ma sattusin lihtsalt valel ajal mingisse valesse torusse. Eldus küll, mida kõike minu nõelutud silmad veel nägema peavad, halas ta. Äkki tuleb lihtsalt osata see õige hetk ära oodata, ütles nüüd kellegi hääl. Mummu ja Sukait tõstsid pilgud. Peosaali uksest oli väljunud lilla-roosade mummudega meeste Sokk, kes seisis trepil ja vaatas ainiti Mummut. Sokk oli sihvakas ja sooniline, hoopis teistsugune kui kõik teised Sokid, keda Põlvik oma elus kohanud oli. Soknitski, tutvustas Sokk ennast nüüd. Põlvik, kus süda jättis mitu lööki vahele ja lillad mummud tema säärel punastasid. Ma usun, et tunnelist saab kindlasti ka tagasi, kui see õige hetk ära tabada, jätkas kena Sokkmees. Ja nii oligi. Lilla-roosade mummudega meeste Sokk ja roosa lillade mummudega Põlvik ootasid ööhakul, et avaneks salajane tunneliuks. Koos aitasid nad vana nõelutud beeži Suka inimeste maailma tagasi. Äkki lähme ise ka tagasi, pakkus Soknitski. Meil ei ole ju enam midagi otsida, kallis. Mummu punastas. Aga mul ripub ju see niidijupp siin, ütles ta häbelikult. Mul suva, vastas Soknitski. Ma laenan sulle oma hõbeniiti, muheles ta. Unine ema tegi hommikul pesukuivati ukse lahti. Ta oli veel hilisõhtul masinatäie pesu sinna sisse pannud, et hommikuks laste riided kuivad oleksid. Harjumuspärase liigutusega kahmas ta riided ja viskas voodile hunnikusse. Ta lappas korralikult kokku käterätikud, eraldas suuruse järgi särgid, dressid ja teksapüksid ning tekitas kuhja riietest, mis vajasid triikimist. Vilunult liikus ta 3 toa ja köögi vahel ja paigutas puhta pesu kappidesse. Siis naasis ta magamistuppa ja istus voodile. Aga selle asemel, et ohata, ilmus ta näole naeratus.
vanaema kadunud nõelutud sukk lebas voodi peal. Memm oli juba mitu päeva mööda korterit ringi tatsanud ja seda igalt poolt otsinud. Vanaemale ei meeldinud midagi ära visata, enne kui see polnud ribadeks kantud ja ajas veel asja ära. Vastupidiselt emale, kes ei näinud põhjust hoida alles asju, mida enam kasutada ei saanud. Just sellepärast oli ta ära visanud Liisu alles jäänud üksiku põlviku ning ootas õiget hetke, et lapsele kõik ausalt üles tunnistada. Oih, kiljatas ema nüüd. Ühe kokku volditud rätiku serva alt piilus välja Liisu kadunud põlvik. Selle ümber oli ennast kerinud üks sokk, mida ema ei olnud kunagi varem näinud. Mis see veel on? Pomises ema endamisi. Sokk ja põlvik olid peaaegu ära vahetamiseni sarnased. Nüüd tekkis emal kaval mõte. Kui ta nad koos sahtlisse paneb, äkki Liisu ei märkagi vahet. Mõeldud tehtud. Ja kui Liisu neid veel jalga pannud ei ole, siis kallistavad roosa-lillade mummudega põlvik ja lilla-roosade mummudega meestesokk seal sahtlis kuni tänase päevani.